ja nõnda me otsime, hulbime, mismoodi kõik olema peaks. Ta sünnib hommiku valguses, oma enese ilus ja veas, oma enese ilus ja veas. Tere tulemast kuulama Tervisetasku podcasti. Mina olen saatejuht Merike Lehepuu. Kas sa oled kunagi tundnud seda, et sa oled laeva peal ja sul läheb süda pahaks? Või oled istunud auto kõrvalistmel ja tunnetad seda, kuidas sa ei saa käänulistel teedel kaasa sõita, sest taas süda läheb pahaks? Kas sa oled mõelnud selle peale, miks võib-olla sinu lastel on raske lugema õppida või on nendel tähelepanuhäire? Või oled sa ise sagedasti peavalude küüsis? Nendele ja ma usun täna veel paljudele teemadele ja küsimustele saame me vastuse ühelt väga ägedalt naiselt. Tere tulemast saatesse, Karmen Johanson. Karmen, kui mina sind täna trepi peal kohtasin, siis esimene asi, mida ma sulle vist ka ütlesin, oli vau. Ja ma märkasin su punaseid huuli. Mis värk nende punaste huultega on? Sa ütlesid, et need on kuidagi nägemisega seotud. Jaa. Punased huuled on need, mis inimestega suheldes alati kohe silma hakkavad. Ja miks seda sellel põhjusel, et punasel värvil on kõige pikem lainepikkus, et igal värvil on oma lainepikkus, et kuidas meie silmad värve tajuvad. Siis punane on kõige pikema lainepikkusega ja kui me räägime üldse laste nägemisest, siis laste nägemise arengus on ka soovitav emadel kasutada punast värvi, sest lapsed märkavad punast värvi kõige varem. Ja mis siis toimub, on see silmade liikumine, et lapsed hakkavad jälgima, et kus midagi on, et kontrastitaju, sügavustaju, et 6. elukuuks lastel juba hakkab tekkima see kauguse tunnetus ja punased huuled on emadel alati soovituslik, et kui need huuled liiguvad, siis laps jälgib neid huuli. Väga äge. Vot nii vanaks tuleb ära elada, et saad teada, et miks on need punased huuled sellised, mis pilku püüavad. No väga äge. Kuid Karmen, sa oled väga ilusa nimega, ütleks mina ametinimetusega nägemisterapeut ja sa oled ka optometrist. Nüüd ma ütlesin valesti, ma tean, on ju. Kuidas see tegelikult on? Miks on seda raske öelda, seda sõna? Optometrist ja et ütleme üldse, nagu see meditsiinis on need ametinimetused keeleliselt, et kuidas keegi suudab oma siis nii-öelda keelelihast, eks ole, väänata, aga see optometrist, ortoptist, oftalmoloog, optik, eks ole, kõik on see üks ümmargune on ju. Ega mul on ka väga palju kliente, kes ütlevad, et ma käisin selle opto juures. See, kes nende silmadega tegeleb. Ja, täpselt, et see on päriselt keeruline nimetus, see ametinimetus, aga oluline aru saada sellest vahest, et täna optometristid on need, kes tegelevad siis nägemise määramisega, siis binokulaarne nägemine ehk 2 silma nägemine ja oftalmoloogid ehk silmaarstid on need, kes tegelevad raviga. Ja me enne harjutasime ka ja kui mul läks ka sassi, siis sa ütlesidki, et see on täiesti normaalne, et sassi läheb, et tegelikult ju optometrist, et tead, et see on see amet, võib niimoodi vist öelda, eks ju, mis sul on ja seda sõna on tõesti keeruline välja öelda, kuid nüüd sai see meil välja öeldud. Ja Karmen, ütle mulle seda, kuidas sa jõudsid sellise erialani? Optikas ise ma olen aastast 1997 ja 2009 siis ma tundsin, et tahaks midagi juurde õppida, sest optika et olles, ütleme nii-öelda selles müügivaldkonnas, siis minna süvitsi, et aru saada, et see nägemisuuringud, et mida tehakse nii-öelda teises ruumis, siis see nagu tõstis huvi ja sealt täiesti loomulik nagu edasi liikumine. Ja ühel hetkel ma sain aru, et mu lapse nägemisega ei ole päris nii-öelda see areng, lapse nägemise areng ei ole olnud eakohane ja tal tekkisid, ütleme siis lugemisraskused
ja ma ei mõistnud seda, et miks, mis seda põhjustab. Miks see nii on ja kui ma küsisin ühe või teise käest, kõik nad väitsid, et see on aju tasandil. Ja kui see lugemisraskused on aju tasandil, sa saad aru, su laps on teistsugune, sa väga ei julge sel teemal rääkida. Aga nüüd, kui ma läksin ise uut eriala omandama ja kui ütleme seal sees olles erinevaid teadusuuringuid lugedes, kõik viited kogu aeg oli nägemisteraapia, neid asju saab parandada nägemisteraapiaga, siis kohe ühel hetkel mida? Et kas päriselt on võimalik nägemisteraapiaga aidata lugemisraskustega lapsi? Ja minu laps oli tõesti esimene see võimalus hakata katsetama, proovima, testima. Ja see kindlustunne, tagasiside oma lapse pealt, et mismoodi, kuidas see lapse nägemise areng areneb, eks ole, et mis on temale mugav, mis ei ole mugav. Ja kui sa ühel hetkel saad aru, et tal on palju lihtsam lugeda, et ta saab aru tekstidest, ta mõistab, ta saab sulle kaasa rääkida, sest kui on lapsel lugemisraskused, see on ka intellektuaalne pool, see areneb hiljem ja kui laps ei taha lugeda, siis ja ta ei mõista teksti sisu, eks ole, siis see matemaatika tekst ülesanded on väga rasked. Et olles selles, ütleme, kus sa näed, et õpetajad hindavad näiteks joonistamises ka, et hindab lapse tulemust hindele rahuldav, siis sa saad aru, et seda ei saa tegelikult niimoodi võtta, et me lapsed oleme nägemise poolest või siis ka erinevad ja kui sa näed, et lapse nägemine muutub ja õpetaja märkab seda selliselt, ütleb, laps justkui avanes, eks, et ta räägib vastu, ta on julgem, ta on enesekindlam. Et see on nagu hästi oluline, et mida tänapäeva laste puhul on, et see lugemisraskus, et see tulebki kahe silma koostöö häirest. Et täna, mida ma testin, ma olen tänulik oma pojale, et kes andis mulle nii-öelda selle suuna, et ma saan täna teisi lapsi aidata. Meie lapsed tulevad meid tihtipeale ikkagi õpetama, on ju? Just. Ja kui ma kuulasin sind, siis mul tekkis täpselt see tunne, et kui palju võib olla neid lapsevanemaid, kes tegelikult on teadmatuses, et nad ei tea seda, et kui laps ei taha lugeda, siis väga lihtne on öelda, et ta ei oska, ta ei viitsi, ma ei tea, mis tal viga on ja sunnitakse, aga tegelikult võib hoopis laps sisemiselt kannatada tänu sellele, et ta lihtsalt ei tea seda, et tema silmad vajaksid rohkem tähelepanu. Just. Ja selle teemaga tuleks sinu juurde pöörduda. Ma täna väidan, et ma saan kindlasti aidata. No mina tahaks rohkem teada nüüd sellest kohe ja ma usun, et ka kõik kuulajad sellepärast, et see on lihtsalt nii, minu jaoks on see uus teema, ütlen ausalt. Ja kui kaua see on üldse Eestis olnud meil nägemisterapeudid? Nägemisterapeudid, ütleme, kui sellist eriala ei ole ütleme siis registreeritud, aga et minu soov oli eristuda optometristidest ehk kuidas ma saan kedagi aidata, teha midagi teistmoodi. Ja kui nägemisteraapia on tänasel tasemel selliselt, et me teeme koostööd füsioterapeutidega, sest nägemine on väga tihedalt seotud sinu tasakaaluga. Sest kui sa silmad kinni paned, eks ole, siis sa tajud nii-öelda ühtemoodi, nii kui silmad lahti teed, sul on palju lihtsam. Ja kui me räägime sellest, et mismoodi me saame sellest aru, et nägemismeel on meie jaoks kõige olulisem meel. Võta kõige lihtsam näide. Aju ja silmad. Silmad on ajule kõige lähemal, järgmised tulevad kõrvad, eks vaata, kui silmad, eks ole, võetakse nägemine ära, siis järgmine on sul kuulmismeel, et millega sa kompid, eks, siis tulevad käed, sest sul on vaja kompida jalad, et põgeneda, eks, et liikuda kuskile. Ja kui sul midagi nagu võetakse ära, siis üks organ nagu jääb alles, et seepärast ongi neid olulisi organeid meil kaks. Et ja miks, ütleme siis, neid nägemisterapeute täna on vähe, see ongi uus suund Eestis,
et Eesti optomeetrias, et binokulaarse ehk kahe silma koostööhäirega spetsialiste oleks rohkem vaja ja selles osas töö meil käib. Minu jaoks oli väga-väga suur üllatus, kui me sinuga vestlesime eelnevalt ja just seesama, et meil on peavalud väga sagedased, siis me mõtleme, et me oleme üle töötanud, me oleme üle väsinud, eks kõik sellised asjad. Siis meil on väga sageli kõrgvererõhkeks inimestel, kolesterool, kilpnäärmehaigused, veresuhkur on meil kõrge ja siis sa nagu ütled, et aga see mõjutab kõik meie nägemist. Absoluutselt. Ja sa ütlesid sõna tasakaal, mille mina kinni püüdsin, siis see tähendab ju seda, et see kõik peaks meil olema tasakaalus. Ehk kas ma saan õigesti aru, kui me valime ka oma toitu teadlikult ja me liigume ja me magame piisavalt, siis me juba aitame kaasa oma silmanägemisele. Täitsa õige. See ongi uni on kõige olulisem, miks oled, et me tõuseme, et meil oleks energiat, jaksu ja toitumine. Et kui sul ei ole piisavalt toitaineid kudedes, hapniku, liikumine, eks, et siis sul ongi kudede jõudlus nõrk ja need impulsid, närviimpulsid, mis nii-öelda lihastesse tulevad, need on oluliselt nõrgemad ja täna meil see nägemine ka selle tõttu kõigub. Et kus on nagu, ütleme see oluline asi, et vaata, sa näed, eks ole, ühe silmaga, sa näed teise silmaga, eks, nagu, et kui sa võrdled. Aga kui sa teed mõlemad silmad, võtad ära, sa näed ühekordselt, sa ei näe ju topelt. Just, ja nüüd on see aju, mis paneb, eks ole, meil nii-öelda kahe silma pildi kokku, aga mõnel inimesel see ei ole nii. Ja seal on nüüd see, et me saame ise kompenseerida ebamugavustunnet. Kui mul silmad, kaks silmalihast, et üks näiteks vajub ülesse või alla, on ju, siis ma kompenseerin seda selliselt, et ma panen oma peaasendit mingis suunas, et ma ei näeks topelt. Ja kui mul silmaasendid nii-öelda vajuvad ühesõnaga kas väljapoole või sissepoole, siis on isegi see, et inimestel osadel on peakalde nurk niimoodi. Ehk ta elimineerib nii-öelda selle nullpunkti, et mul oleks mugavam, et mul ei tuleks teise silmapilti kõrvale. Sest kujuta ette, kui sa kogu aeg, et nad, eks ole, mängid nii-öelda selle kahe silma pildi selle selguse vahel, siis ühel hetkel ongi silmade väsimus, sa ei saa keskenduda ja teinekord inimesed ka ütlevad, et midagi, ma ei saa aru, et midagi mul silmades nagu toimuseks, siis see võis ka olla see, su silm vajus ära ja meil on silmas üks koht, kus on nägemisnärv ja seal rakud puuduvad. Ja siis, kui ta ütleb, et korraks nagu oli nagu udune, siis võiski olla see, et su, kas siis juhtsilm käis kord tükk-tükk ja siis ühesõnaga tõmbas nii-öelda nagu selle pildi uuesti kokku tagasi. Ehk meie nägemine kogu aeg nii-öelda muutub ajas. Või siis hästi lihtne näide, kuidas me silmad vaatavad, on see, need optilised illusioonid, kui sa oled neid pilte vaadanud. Teinekord vaata, kus muster, eks ole, liigub. See nüüd on niimoodi, et kui sa seda mustrit niimoodi kogu aeg vaatad, need on sinu silma põhjarakud, mis kogu aeg annavad selle mustri liikumise. Et see on see nii-öelda, nad nagu vahetavad sisse-välja, eks ole, et sa liigud kogu aeg mustvalge. Aga nüüd, kui sa jääd nagu unistades vaatama, siis see pilt jääb seisma. Ja see näitabki seda, et kuidas nagu nii-öelda sa udustad oma nägemise ja see pilt enam ei liigu. Et see on see, et kuidas meie silmad nagu üldse siis töötavad ja vaatavad. See tuleneb siis ka sellest, et kui inimesed vahepeal kissitavad, eks ju, et siis nad samamoodi tahavad seda pilti kuidagi teravamaks saada, eks ole, ja siis nad otsivad seda. Ma mäletan kooliast, mul oli üks sõbranna, kes ka ei näinud kaugele, siis ta tõmbas oma silmad niimoodi vidukile ja siis ta nagu nägi ja siis ma küsisin, mis sa teed? Ma näen nii paremini. et kui sa praegu räägid sellest, siis on igale asjale seletus taaskord olemas, eks. Kas sa tead see must? Vaata, mis on sinu silma must? Nii. See on tegelikult auk. Auk silma sisse. Sest see must, me arvame, eks ole, et mul on silma iiris, eks ole, see on ta sinine või pruun või roheline ja siis see must, et see on nagu pupill, nagu meil kõigil on, tegelikult on see auk. Ma näen sellest läbi sinu silma sisse. Ma näen ajukudet ja sealt ma näen neid veresooni. Kui huvitav ja samas natukene selline eks ju. Aga see ongi, ütleme niimoodi, et mõnikord inimesed,
auk. No, kuidas sa silmas auk? Aga see must on jah auk, et ja vaata see augu suurus on nüüd see, mis laseb seda valgust, eks ole, sisse ja vastavalt sellele, et mida sa, kui nii-öelda intensiivne on valgus, on ju, siis seda väiksem on see auk. Ütleme nii, et peaks olema väiksem, aga et kui on hämaram, siis vaata pupill läheb suureks. Aga et mida ma nüüd siia juurde tahakski just rõhutada noored täna, et kes eelistavad hämarat ruumi, ütleme, et nad telefonis, eks ole, või on arvutis ja nii-öelda üldvalgus on maha võetud, siis see mõjutab selle, vaata pupill on kogu aeg suur, lähialas sa töötad, on ju, ja nüüd on nii, et sa lähed valgusküllasesse ruumi, see pupill ei hakka enam tööle. Ehk vaata, sa ise põhjustad tegelikult oma nägemisprobleemid. Ehk täna ma kindlasti soovitan, et kui sa oled arvutis, et palun ära kustuta võtta nii-öelda valgust maha, sest aju jaoks on vaja, aju positsioneerib, eks ole, sinu keha asendit ruumis, et ta peab nii-öelda seda sügavust taju, kuigi me näeme nii-öelda oma nägemisväljas, eks ole, et otsevaates, et peame tajuma nii-öelda sõrmede liikumist, aga me tõesti haarame kogu selle vaatevälja, aga kui sa võtad kogu aeg nii-öelda selle vaatevälja ära, sul on siin ja sul läheb oluliselt rohkem energiat nii-öelda selle teksti lugemisele, hoidmisele, ehk silm läheb rohkem pingesse. Mulle meenub see, et kui minu lapsed väiksed olid, siis ma mäletan, et üks sõbranna ütles, et näed, ta on väsinud, et peab magama panema, sest tal on see must läinud hästi suureks. Kas see vastab tõele? See nüüd on see küsimus, eks ole, et jah, me oskame lastel näha, et silmad lähevad nagu klaasjaks, eks ole, et silmad on väsinud, on ju klaasjaks ja kui see silma nii-öelda lihas ei pinguta, siis natukene see, ütleme, silma siis must auk, eks ole, võib minna suuremaks. Aga et üldjuhul ta ikkagi peab reageerima selle valgus siis allikale ja kui ta ei reageeri, kui silmad on valgustundlikud, siis ka kindlasti soovitan tulla silmi testima, et vaadata, et missugune see akkomodatsioon ehk silmaläätse reaktsiooni kiirus erinevatele kaugustele. See tähendab seda, et kui mul on silma ees optika ehk see optika ajas muutub muidugi, aga et ma näen erinevatele kaugustele kohe selgelt, et mul ei ole viivitust. Ehk kui ma vaata siit, eks ole, nii-öelda arvutis või mis iganes telefonis olen, tõstan pilgu, et ma näen kohe selgelt, et ja jälle lähedale selgelt ja kaugele selgelt, et sellega ma saan nagu ise ka testida ja seda muidugi võib ka teha eraldi silmadega neid teste, et kui kiiresti su silmalihas nii-öelda siis lõdvestab ja pingutab. Aga see siis näitab seda, et on silmadega okei? Ja, et mida kui ma nagu teen midagi, tõstan pilgu ja see kohe selge, siis on okei? Väga hea. Selge. Ja kui ma näiteks midagi hakkan lugema, see on nagu hägune ja kaugusesse vaatan, et ma näen nagu väga hästi, siis on lihtsalt see võib vanuse arvele kirjutada. Just, väga õige. Sest vanusega, et mis meil toimub silmas on see, et see sama must auk, seal taga on kohe meil kaksikumäär lääts ja lääts on, ütleme siis niipidi, eks ole, mul silmas, et ja see läätse enda see jõudlust, lääts kogu aeg liigub, eri kaugustele vaatan, on ju kogu aeg liigub ja kui ma nüüd olen arvutis, telefonis, mul läätse asend on niimoodi ja nüüd, kui ma tahan vaadata kaugele, siis läätsel ei ole jõudu ehk need lihased, mis seda läätse vaata nii-öelda lõdvestavad, pingutavad, et need lihased just kui on lõtvunud, et tal ei ole seda jõudu tõmmata uuesti neid nii-öelda seda läätse lamedaks, et selgelt näha kaugusesse. Et see on nüüd see vanusega muutub, et see uued rakud, vaata, mis muidu meil nahapinnale tekivad, me käime ja koorime, et saada ikka, eks ole, noor nahk, aga läätsega on selline asi, et need uued rakud lükkavad vanad rakud läätse tuuma keskele ja see lääts jääb selliseks jäigaks ja lähedale ta ei anna enam selgust ja see nüüd ongi niimoodi, et teinekord, kui lapsed tulevad, emme vaata, oota. Ja, mul on pikemalt kätt vaja. Et see ongi see, et meie enda lääts on sama vana kui me ise, et see ema üsas, ütleme 3. elunädalal hakkab ta juba tekkima ja siis see, kui me, eks ole, sünnime, me praktiliselt oleme läätsega sama vanad. Aga et nüüd need lihasmehhanismid, eks ole, mis meil siin silmas on ja kuidas see lihas tööle hakkab,
valguse abil, eks, et siis see nüüd hakkab nagu mõjutama seda silma. Aga kas seda kuidagi treenida annab või? Või see on lihtsalt see, et me lepime sellega, et ta vananeb koos minuga, sest et on ju igasuguseid silmaharjutusi ja silmajooga ja ma ei tea, mis kõik veel on välja ju mõeldud, et kas see aitab kaasa tegelikult sellele, et sa saad nagu oma nägemist hoida? Mingis osas kindlasti, ütleme, kui me vananeme, eks ole. Jah, ma mõtlengi jah. Et mingis osas kindlasti küll on see, et kui ma teen need testid, vaata seal ma näen kohe, kas on nii-öelda ealine muutus, kas on geneetiline muutus just lastel, noortel, kui on vaata need miinus, eks ole, prillid ja kas on keskkonnamõju. Täna ongi see keskkonnamõju on need digitaalsed seadmed on, et kuna meil on hästi palju neid arvuti ja kõik need ekraanid, et need, ma ütleks isegi, on kõige suurem osakaal just noorte puhul, et ta mõjutab noorte nägemist. Vot seda ma tahtsingi just küsida, et miks see noorte nägemine nii palju kehvemaks meil ajaga muutub, aga tundub, et me juba saame siit selle vastuse kätte. Ühte asja tahaks veel rõhutada, mis on, ütleme, selle noorte nägemise puhul, et kui silm on pinges ja ei saa selgust kaugele vaadates, siis ma lähen kontrolli ja selgub tõepoolest, et mu silmad vajavad miinustugevust. Ja mis täna, ütleme, võib-olla, et saaks teha teisiti, on see, et testida silmi binokulaarses seisundis, et me täna küll testime ühe silma, tasakaalustame ära, teise silma tasakaalustame ära optiliselt, aga kuidas nad binokulaarselt ehk koos vaatavad seda, kuidas nagu selle kahe silma pilti koos nagu aju suudab siis hoida ja silmalihaseid liigutada, et ma nii-öelda mis tahes kohta, eks ole, vaatan kauguses pluss lähialas on tavaliselt mingid väiksed alad, on ju, kus ma vaatan digitaalekraanid, siis seal on see nii-öelda pinge, optiline pinge silmalihastele. Ehk miinusklaasi omadus on see, et ta mõjutab seda silmalihast selliselt, et ta pöörab silmi sissepoole ja plussklaasi omadus on see, et jälle pöörab väljapoole. Et kust mina täna teen asju teisiti ongi see, et ma kontrollin binokulaarselt nägemist. Ehk kuidas optika mõjutab nii-öelda silmalihase asendit. Et kui palju on ajul ressurssi neid silmalihaseid liigutada. Et mis mul on täna, ütleme, ma olen saanud, et see ajatelg ehk vanuse telg, täna mul on lapsed on seal 3. eluaastast ja see vanus, kus saab tulla nii-öelda minu juurde, eks ole, neid silmi testima, siis ma näen seda selles vanuses, mis juhtub siis, kui siin on midagi jäänud tegemata, ehk laste nägemist, kui ei ole jälgitud, on jäänud tähelepanuta kas laisksilm, et on nagu ühe silma nägemine või see, et on, ütleme, silmalihas koostöönõrkuseks või see on seesama see lugemisraskused, et mida ta siis põhjustab inimeses selles eluetapis, kui ta jõuab nii-öelda kaarega, eks ole, sinna. Et kuidas, missugune on see elu kvaliteet tal olnud ja et mida siis täna teha teisiti just siin päris alguses. Et ja ütleme, selline kõige viimasem näide on üks 30 pluss vanuses klient, kes tuli minu juurde perearsti soovitusel ja seda põhjusel, et kuna ta käis iga aasta oma miinusprilli tugevdamas, sest ta töötas hästi palju arvutiga ja läks jälle kurtis, et ei näe kaugele, aga sõidab autoga, hämaras eriti, eks ole, ei saa selgeks kaugele nägemist. Ja ta pandi kogu aeg seda miinustugevust juurde ja viimase prilliga läks tagasi, ütles, et mul ei ole mugav vaadata, ma justkui näeks topelt ja ma ei saa aru, midagi on valesti, siis öeldi talle, et ei, kõik on õige, tuleb lihtsalt rahulikult harjuda. Aga et kui läks perearsti juurde, ikkagi ütles, et mul on tekkinud tasakaaluprobleemid, mida mul varem ei ole olnud. Autoga ma enam sõita ei saa, sest ma näen, et mul on nagu 2 telge, ma ei saa aru, kumb on õige, eks ju, et nagu kujutad see ette, eks ole. Ja vaata, sealt tekibki ärevus, ka täiskasvanud vanuses, ütleme, et tekib see ärevus mingist, ütleme siis probleemist. Ja kui ta minu juurde jõudis, siis ma ütlesin, et probleem on selles, et sul on optiline klaas täna nõrgestanud silmalihaseid
ja kusjuures see ei ole alati nii, et optiline, et prillid nõrgestavad lihast, see alati ei ole nii, aga antud juhtumi puhul küll see nii oli ja mida me siis tegime, oli see, et me tegime prismaprillid ehk ma aitasin nii-öelda ajul seda silma hoida paremini otse, et ta näeks ühekordselt. Ja ütleme niimoodi, et meil õnnestus see ühekordne nägemine, ta sai naasta tagasi oma igapäevaellu ja täna ka, kui noored ütleme, tahavad saada prillidest lahti, eks ole, et ma tahan olla ilma prillita ja peab testima, ma näen, kas optika võib tulla tagasi. Et ütleme just see silmalihas nõrgenemine võib tulla nii-öelda sellest ka, et kui ma teen selle miinuse, võtan maha, eks ole, et ma näen mõnda aega ilma prillita hästi ja 4 aasta pärast tuleb, et midagi on valesti, et ma jälle nagu vajan prilli kaugele vaatamiseks. Et need on nüüd see koht, kus siis nägemisteraapia tuleb appi. Ülipõnev ja ma kuulan sind ja mul tekkis nagu selline küsimus, et sa ütlesid, et me ise vastutame oma tervise eest, oma nägemise eest loomulikult ka. Et kas me saame kuidagi lapse vanematele öelda seda, et mida nemad saaksid teha teistmoodi? Sest no me ju teame seda, kus kohas väikesed lapsed juba on, veedavad oma aega. Hea on, ütleme veel, kui nad teleka ees on, aga tegelikult nad haaravad vanemate telefonid, neil on juba endal telefonid ja nad vaatavad seda, ütlevad pilti kogu aeg, et mis see tegelikult silmadega teeb? Kui see liiga lapse eas kätte saadav on? Üldjuhul ütleme niimoodi, et kuskilt maalt on okei, et kui laps vaatab ekraani, et me saame seal nagu testida, et kas silmade liikumine, ütleme, et on sünkroonis. Mida lapsevanem teeb täna tegelikult mitte õigesti on see, et taldrik ette, nii-öelda siis ekraan taha ja et laps sööks. Aga mis toimub ajus, eks ole, et see ütleme, kombinatsioon ei ole meie evolutsioonis normaalne, et ja sealt hakkab keha hoopis teistmoodi käituma, et kui ma söön, siis ma hakkangi sööma kogu aeg ekraani taga. Eks, ja siis võib juhtuda, et ma söön üle. Siis meil tuleb, eks ole, ülekaal ja et mida ma söön on, et kas ma hakkan seda üldse vanemas eas kontrollima, aga ma tunnen, et ma saan süüa siis, kui midagi käib, et ma saan jälgida, aga ma ei jälgi seda, mida ma söön, ma ei tunneta seda, kui mu kõht täis saab. Just. Et seal on nagu see, et miks ma nagu läbi silmade ütlen, et palun ärge tehke nii, et panete lapsele et palun proovige leida muud vahendid või pange peegel, pange lapsele peegel sinna ette. See on nii hea idee tegelikult ju, absoluutselt. Sest peegliga saab, ütleme, nägemisteraapias väga palju igasuguseid, ütleme, läbi peegli sa saad teada tegelikult, kuidas sa kahe silmaga näed. Kuidas? Kas sa saad selle kohta mingi meile koduse ülesande või harjutuse jagada? Jaa, mul kahjuks ei ole täna peeglit kaasas, aga et mida saab siis kuulaja vaataja ise teha nii, et sa lähed peegli ette ja palun pane sõrm peegli vastu niimoodi, et enam-vähem nagu silmade kõrgusele. Et sul on siis sõrm peegli vastas silmade kõrgusel ja nüüd liigud sõrmega enda poole, kogu aeg vaatad sõrme. Ja mida peeglis näed, sa näed 2 sõrme ja mida lähemal näpp endale, siis sa näed ise ennast topelt. Ja see nüüd ongi sinu 2 silma pilt. Mida sa saad teha praegu minuga on niimoodi, et panne sõrm püsti, vaata enda sõrme peale ja sa peaks mind nägema, et mind on 2. Ja nii, ja mida ma siis nagu nüüd küsin su käest, et kui tugevad on sinu silmalihased, on see, palun proovi vaadata sellesse kohta, kus sa näed, et ma lähen 2 ehk sinu näpu juures. Näed sa seda kohta, kus ma 8 lähen? Nii, jää seda kohta vaatama ja vaata, kas sa saad sõrme ära võtta, nii et mind jääb 2. Ei saa ju. Aga seal ongi see, et silmalihaste jõudlusest pead ikkagi suutma, et see asend peaks jääma niimoodi. Et ma näen sind, et sind on 2. Jaa, et mind on 2. Ja just, et sa saad ise tekitada 2 silmapildi ja nägemisteraapias me teemegi, et me lahutame aju jaoks mõlema silmapildid just eri värvi nii-öelda nende prillidega. Et mul on siin ka kaasa võetud, et ühel silmal on siis punane, teisel silmal sinine, roheline
ja siis hakkabki see, et ma liigutan silmi näiteks selle sama testiga, et liigutan, prillid on ees, et liigutan nii-öelda mõlema silmapilti, kas siis ühele poole, teisele poole, see tähendab seda, et kas ma liigutan silmi sissepoole või väljapoole. Ja see on jah, mida siis selle nägemisteraapiaga me teeme, et mõlema silmapildid eraldi. Ja seda saab treenida? Jaa, seda me treenimegi. Et vaata, üks on veel see, et kui on lastel need lugemisraskused ja mõneti võib-olla, et on see, kus lapsevanemad ütlevad, et aga ma ei saa aru, nutitelefoni saab vaadata ja lugeda ei saa, eks ole. Aga miks? Sellepärast, et kui on nagu ekraan käes, vaata, ma näitan siis, et siis vaata ekraanis silmad liiguvad kogu aeg, ja nüüd, kui ma pean lugema, siis mul peab mõlema silmapilt minema selle sama sõna peale. Ja mõlemad silmad peavad vaata sünkroonis liikuma. Et mida nagu laste lugemise puhul ka peab vaatama, on see, et kas ta loeb peaga, eks ole, et kas ta loeb niimoodi või ta loeb silmadega. Et see nagu näitab ka seda silma liikumise enda nii-öelda elastsust, et ühed lihased pingutavad, teised lihased annavad järgi, et kogu aeg käib see protsess. Silma 6 välimist lihast, eks ole, pööravad silmi. Ja see välimine lihas on see, et täna praegu ma sind vaatan, aitab hoida mul pilgu sinu peale ja lääts on see, mis teravustab sind selgeks, et ma saaks aru, millega tegu on, ja siis nii-öelda need erinevad ajuosad siis töötlevad infot. Ja mis ma tahtsin tead veel rääkida selle pupilli kohta, et sa küsisid, vaata, et see pupilli auk on, eks ole, et see ava suurem on. Kui on meeldiv inimene, siis see on ka, kuidas närvisüsteem laiendab pupilli. Et sa võid teinekord ja vaata siis, kui keegi su peale tige on, siis vaata. Ja siis lähevad silmad kohe niimoodi, eks ju, või ei taha üldse otsa vaadata. Ja et meil läkski ennem siin nii-öelda vestlus siuke sujuvalt, eks ole, et ma räägin, silmast on nii palju rääkida, sest silmad ja aju, eks ole, et kuidas see aju meie tegemisi mõjutab, et läbi nägemise siis, et üks, mis on, et vaat sa ütlesid, eks ole, et see prana kissitab, on see, et tegelikult sa kitsendadki seda avaust, et rohkem valgust jõuaks. Täna on isegi, vaata, kasutavad osad võib-olla, et sa oled näinud või küsitakse, et aukudega prillid, et kas need aitavad ka mul nagu nägemist parandada, treenida, siis ütleme niimoodi, et sa näed läbi augu selgemalt, aga nägemisteraapias me kasutame kogu nägemisvälja, ehk me ei kasuta ainult konkreetsed punkte, et me peame, aju ehk tasakaal on ikkagi see, et me kasutame kogu enda seda nägemisvälja, enda positsioneerimist. Ja nägemisteraapias me kasutame tasakaalulaudu, ehk meil on vaja mõlema keha poole tunnetust, sest ruumis ka vaata me liigume, eks ole, on erinevad augud, lohud, eks ole, siis nii-öelda kõrgused, et kuidas ma astun, kuidas ma tunnetan, et kui sul nägemine on nagu nõrk, siis kõndides võid ka, keha käib nõks-nõks on, eks ole, läbi ja nüüd on sulle enda lihased, vaata, et kuidas sa tunnetad seda, et kui, kuule, mingi asi oli, et mu kehas käis läbi, eks ole, et ma ei näinud seda sügavust, ma ei tajunud seda sügavust. Ehk sa paned siis kliendi nii-öelda tasakaalu laua peale kõndima? Ja just, ja samas siis ta teeb enda nägemistesti ja mis siis toimub nii-öelda meil ajus on see, et me käivitame kesknärvisüsteemi ehk aju ülesanne on hoida sind püsti, et sa ei kukuks. Et sa vahepeal mõtled nagu, et oota, mis ma nagu siin pidin tegema, eks ole, nüüd ma tunnetan, nüüd ma püsin, eks ole, hästi, eks ma kogu aeg keha liigub. Aga et mis päris elus on ka ju, vaata, mis tahes asendisse ma lähen, sa oled mul kogu aeg ühtemoodi. Ja seepärast peabki olema, et kui ma mõjutan sinu tasakaalu, su pea liigub, on ju, et su mõlema silmapilt kogu aeg ehk välimised lihased hoiaksid sind ühekordsena või ühe sõnaga mis tahes objekte eri kaugustel ruumis, eks ole. Et vaata, mida ma veel nagu, kui ma kuulsin, et need tõukerattad, vaata need, mis tulid, eks ole, linnapilti, täna nägemisväli, kui sul on vanemas eas glaukoom, mis mõjutab vaatevälja, ta ahendab vaatevälja. Ja kui sina, eks ole, kes sul on nii-öelda glaukoom ehk kõrge silmarõhk,
siis sul näiteks on juba kahjustunud vaateväljarakud ja kui nüüd keegi tuleb sinu vaatevälja hästi järsku, sul on südamelihase probleemid, eks. Noh, ja vaata see ehmatus, et see, mis toimub nagu vanemas eas, et see, et vaatevälja järsku mingi asja sisse sõitmine, ehmatus, noh, kuidas see veresoonkond siis peab hakkama sellega kõigega saama. Et no see on nagu see, et me peame ikkagi mõtlema, mida me teeme, et sest me võime küll nii kiiresti, mõnus noored saavad kiiresti ühest punktist teise, palun liikuge jalgsi. Just. Mulle siit meenub väga huvitav ja oluline sõna, mis ka sai meil räägitud küll mitte kaamerata ees, aga minu jaoks oli täiesti uus termin sportnägemine. Et mis asi see sportnägemine on? Kui sa praegu rääkisid sellest tõukerattast ja sellest liikumisest ja kui me oleme seal sinu juures tasakaalu pingil või laudadel või kus iganes, et siis see tegelikult me ju sporti tehes pidevalt ju liigume. Kuidas see on? Ja sportnägemine ongi see, et kui su silmalihased on nõrgad, siis sa ei taju objekti liikumist õigesti ehk läbi silmade tuleb lihastesse reaktsioon, kuidas su keha reageerib pallile, mis hetkel ma annan selle löögi, eks, et mis hetkel ma nii-öelda jooksen vastu jalgpall, korvpall, eks ole, et kuidas üks saab väga täpselt, eks ole, visata korvi ja kuidas keegi teine ei saa. See ongi sinu sügavustaju tunnetus teistmoodi. Ja see sportnägemises on jälle mõlema silmapilt, et kui nad nagu täpselt juhtivad, siis sa tunnetad ja annad nagu nii-öelda lihastesse selle reaktsiooni kiiruse, täpsuse, just selle sügavuse järgi. Et miks on nagu see laste nägemine ülioluline on kasutada erinevaid pallimänge. Palun olge lastega kannatlikud, sest lapsed ongi kohmakad, aga sellega sa saad väga hästi aru, kui hästi on sinu lapse nägemine arenenud. Sest lapse püüdmine võib olla lihtsam, eks, ja ütleme siis täpsus, et kui ma löön näiteks jalaga palli või midagi, et kuidas, ütleme nagu just see sulgpallis, eks ole, et vaata sulgpalli mängivad, et siis sulgpallis ka, et mis hetkel vaata tuleb pall mul täpselt reketi peale ja ma löön selle löögi tagasi, et see on nagu ka hästi hea. Tennis, alati soovitan, pange lapsed tennisesse või sulgpalli, et ta näeks, silmad vaatavad palli liikumist, et silmad kogu aeg liiguvad nagu sisse-välja ja need lapsed, kellel on silma ära vajumine, täna on neid lapsi kahjuks rohkem, kellel silmad vajuvad sissepoole, siis seal on täna vaja esmalt saada ikkagi need silmad võrdlemisi otseks ja nägemisteraapiaga seda on võimalik treenida. Et just see, et meil silmad joontuvad paremini ja meie enda kehareaktsioon ka liiklusees tuleb selle järgi vaata, et kuidas ma tajun asjade omavahelist liikumist, et vana koolkond ütles, testib silmad, ütleb, üks silm näeb, siis ongi hästi. Täna ma ütlen, ei ole hästi, et mõlemad silmad peavad võrdselt nägema. Aga vanast koolkonnast tuleb mul kohe meelde ka selline hea ütlus, et vihastasin nii, et silme eest läks mustaks. Et järelikult ongi nagu see, et kui me vihastame, me oleme stressis, meil on pinget liiga palju, siis see tegelikult ju mõjutab väga otseselt meie silmade tervist. Ütleme niimoodi, vaata, kui öeldakse, et vihastasin nii, et silmade eest läks mustaks, on tegelikult see hästi kiire vererõhu tõus. Et see vererõhuga ongi nii, et see sama asi, kui tugev on su südamelihas, sul on vaja treeningut, südamelihast treenida, sul on vaja toitumist õigesti, et sa teadlikult, eks ole, toitud ja transrasvad ja kõik välja ja liikumine, vesi, uni, et sest vesi on selleks, et aidata väljutada nii-öelda toksiine, et see vaata, mis sa kõik, eks ole, sisse sööd, siis füüsiline tegevus peab olema selline, et sul hakkab palav. Tegevuse tulemusel hakkab palav, siis lümfisüsteem hakkab tööle ja aitab neid jääkaineid väljutada ja selleks on vaja sul vett juua. Ja liikuda ka ju. Ja liikuda. Kui see ainus liikumine on see, et su pöidlad liiguvad, siis sellest ilmselgelt on väga vähe kasu, et siis me täna nüüd juba teame, et mida see meie silmadega võib teha tegelikult. Just, sest kõige, ütleme, kuidas ise ka saad nagu ise ennast testida, on see, et vaata, et kas sulle õnnestub nii-öelda
ma nimetan seda X-harjutuseks, et sa vaatadki just, et ülesse, ütleme siis kella 2 suunas, kella 10 suunas, kella 8 suunas, kella 4 suunas, et nendesse nurkadesse vaatamine peaks olema täiesti vaba, pluss see, et sa teed seda, vaatad nina otsa. Mul on praegu nii vaadatud ju ja siis vaatad vaheldumisi, et vaatad nina otsa ja vaatad üles, teed näiteks 5 sekundit, hoiad nina otsas, 5 sekundit siis külgede peale, aga et sul peab olema täiesti vaba. Sul ei ütleme niimoodi, et see liikumine peab olema täiesti vaba. Kui sa nüüd töötad hästi palju näiteks monitori taga, palun tee vahepeal näiteks, sa kontrollidki, kas mul on sama mugav vaadata või on pinge tulnud. Siis see tähendab seda, et sul on nii, nagu sa ise ennast ka vaata sirutad, sa tõused püstitaks sirutada ennast, eks ole. Silmadega on täpselt sama asi. Et kui sa sirutad, siis nii-öelda natukene liigutades lihaseid aitad jälle verevarustust parandada kudedes. Nii lihtsad harjutused, mida tegelikult ju tulekski teha igapäevaselt ja sageli inimesed ütlevad, mul pole aega. Hambaharja, kui sa võtad kätte, aga hambaid pesema, saad ju teha neid harjutusi tegelikult, eks, et või ükskõik mida, et selleks ju ei lähe 5 sekundit ju ei ole ju nii palju, et sa ei saaks seda aega leida oma enda silmade heaks. See on nii... Hammaste pesu ajal, palun no, ma just mõtlesingi peegli seda. Ees. Proovi vaata, kas sa saad ennast ka topelt. Aga et mis ma näiteks nägemisteraapias soovitan, on see, et siia 3. silm saada. On see, et paned hambapasta näiteks samal väikse näpu peale. Hambapastat saad vaata pärast ära puhastada, kui sa juba saad oma ise tekitada 3. silma. See tähendab seda, alustad kõigepealt, et nii nagu ma ütlesin ennem, eks ole, et näpp läheb peegli peale. Nüüd paned nii-öelda selle hambapasta, paned endale silmade kõrgusele peegli peale ja vaatad seda pastat ja siis sa näed endal 2 nina ja 3 silma. Ahaa, ehk hakkame peegleid määrima selles mõttes, et paneme sinna selle hambapasta, siis vaatame ja peseme samal ajal hambaid. Just. Okay. Ja nüüd sa hakkad pead liigutama, et sa vaatad ise enda kogu aeg siia selle 3. silma peale ja liigutad pead ühele poole, teisele poole, et sul 2 nina ja siis keskel 3. silm kogu aeg peaks püsima. Ja kuhu sa peaks nagu jõudma on see, et sa siis võid kallutada pead ühele poole, teisele poole, liigud tahapoole, ettepoole, need silmalihased kogu aeg sul töötavad ja selle järgi saadki teada, et kui hästi mul nii-öelda need silmalihased vaata hoiavad, mis tahes asendisse lähen, see keskmine 3. silm peab kogu aeg sul püsima. Väga hea harjutus. Aga proovi järgi. Täielikult proovin järele ja ütlen veel teistele ka kodus, et tuleb seda harjutada, vaadata, et mis nemad näevad. Ja mul on perekondi küll, kellel on peeglis eri kõrgustel need täpid. Sest kõik on ju eri pikkuses, on ju, issand käge. See on nagu super lahe soovitus. Kuid ma tahtsin, Karmen, seda ka veel küsida, et silma nägemine on ääretult oluline, kõik see, millest sa rääkisid, aga meil on hästi palju ikkagi tänapäeval seda diagnoositud ATH-d. Ja me oleme rääkinud sinuga, sa ütlesid, et see on väga sage põhjus, et kui meie laste silmad, täiskasvanutel on ka seda, eks ju, et ei tööta korralikult, siis kuidas see aitab kaasa sellele, et me saaksime seda ATH-d nii-öelda vähendada? No seal on mingid kombinatsioonid kindlasti, aga väga paljuski on, ütleme see ärevusseisund saanud alguse sellest, et on lugeda raske ja me sunnime last lugema. Aga kui tal 2 silma pilt ei püsi koos lugedes, siis see surve, mis tuleb, loe see raamat läbi, eks ole, see raamat läbi, see tekst jutusta. Aga mis toimub, ütleme, 2 silma koostöös on see, et kui mul, ütleme siis nagu lapsel läheb enamus energiat sellele, et aru saada, mis sõna on, siis ta unustab ära juba eelneva teksti, mis ta luges. Ja nüüd, kui öeldakse jutusta, eks ole, me tekitame sealt juba neid ärevusi, et ma ei julge minna. Mu enda lapse kogemus oli see, et ma küsisin ta käest, ta täna 21, õpib TalTechis inseneriks ja ütlesin, palun meenuta, et mis sul täna tuleb meelde, mis oli sul see ebamugavus nii-öelda koolis. Ja ütles, et esimene asi tal kohe tuli see meelde, ütles, et tead,
kõige suurem hirm oli see, kui mind kutsuti tahvli ette lugema ja õpetaja ütles, et no nii, täna vaatame, võtame siin juhuslikkuse järjest. Ühesõnaga, vaata, õpetaja vaatab sinna on ja lapsel ka ütles, et tead, mul süda tagus nii tugevalt. Ma tundsin, kuidas mu näpud läksid higiseks ja mis toimub? Me ise tegelikult teadmata põhjustame lastes seda ärevust. Ja nüüd, et kui laps ei suuda püsivalt olla ühes tegevuses, siis võiks tegelikult tulla silmalihaseid testima. Ma usun, et see on nagu ülioluline teadmine meile kõigile, et ma arvan, et number 1 asi, me saame, kellel on lapsed väiksed, me saame jälgida seda, kuidas lapsed reageerivad. Teatud harjutusi, mida sa näitasid täna, saab väikeste lastega teha, eks ole. Samamoodi, et kui laps lugeda ei taha või tal on kunstitunnis, mul jäi meelde, eks ole, et on mingisugune teema, siis need on nagu need märksõnad, kus me võiksime suunata lapse siis nägemisterapeudi juurde. Saan ma õigesti aru? Jaa, sest vaata käekiri ka. Käekiri ka, jah. Just, sest vaata, üks asi on see, et sa hoiab pliiatsit, aga sa vaatad ka seda pliiatsi nagu süsi või seda otsa, mis sa kirjutad. Ja nüüd sa kirjutad, eks ole, et käelihaseid me saame tugevdada, mis taas, eks ole, harjutustega. Aga kui nüüd silmades, vaata ma ütlesin, eks ole, käib tõk-tõk, eks, ja vaat siis käib see nii-öelda see joon kas ülesse või alla. Samamoodi, et ta ei saa, ja siis ta ütlebki, et silmades vesisus, kipitus, kihelus, eks ole, et laps ei oska seda väljendada täpselt, aga ta ütleb midagi ebamugavat ja siis ta hakkabki vältima seda tegevust, mis justkui nagu me tahaksime, et sa oleksid ideaalne laps, oskaksid seda, neid asju, on ju. Aga see laps, kui ta ei saa nii-öelda selle lugemisega hakkama, siis tegelikult see juba näitab seda, et võiks kontrollida silmalihaseid. Sest see on, ütleme, see lugemise analüüsimine, tekstist arusaamine, rääkimine, sotsiaalsus, vaata, et see, mida ma täna oma klientide puhul näen, on see, et need lapsed on ka tagasihoidlikumad, sest nad ei julge väljendada, nad ei ole kindlad, kas nad, see, mida nad lugesid, said õigesti aru ja see, meil oli ka, ütleme, see lugemine oli päris vaevaline ja et me küll panime seal igasuguseid auhindu, kui sa loed need read ära. Aga et ütleme, et kui keegi tahab näiteks veel testida oma lapse nägemist, et siis üks hea võimalus on näiteks ka selline, et kui sa lased lapsel lugeda näiteks ühe rea ära, ta luges seda suht soravalt, keera tekst tagurpidi. Ja ta loeb muidu seda samamoodi, et ikkagi õigesti loeb kokku, aga ta loeb tagurpidi ja kirjatähtedel on need A-d, E-d, U-d, N-id on ju, et need on nagu peegelpildis, et kuidas, kui kiiresti aju nii-öelda neid ümber lülitab. See on ka selline hea test, et vaadata, kui osav. Väga äge. Aga Karmen, selleks, et me saaksime selle nüüd kokku siin selle teema võtta, siis ma saan aru sellest, et kui ma alguses esitasin need küsimused vaatajale, et kui on need peavalud, migreenid, kui läheb süda pahaks käänulistel teedel või siis mere peal, eks, et siis tegelikult sa saad neid aidata. Just. Ja kas on mingisugune aparaat veel, mida sa tahtsid näidata või siis on see, et neid saab siis juba sinu juures kasutada? Kõik aparaate saab minu juures kasutada, aga et ütleme näiteks mul on üks testimisvahend, et on selline, et aru saada, et kuidas su silmalihased nii-öelda siis, kas nad vajuvad sul sissepoole, väljapoole, üles, alla, eks ole, et nendeks testideks on mul nii-öelda sellised seadmed ja kõige siis lihtsam on niimoodi, et kui sa võtad selle testi kätte ja proovi üles leida see valge noole ots ja pane endale pane nina peale, vaata 2 tavast sisse ja leia üles see valge noole ots ja kui sa seda noole otsa vaatad, siis kas ta jääb sul sinna 0,1 peale või liigub kuhugi poole. Ta võib sul udune olla, sest kui sa vajad lugemiseks prille, siis... ma näen praegust -2 või? On võimalik? Sa ilmselt miinust ei näe, aga sa näed... Ma näen 2. Ja number 2, nii, kui sa vaatad neid punaseid numbreid ja siis punast noole otsa, kas tema näitab 0 peale? Punast noolt. Horisontaalis? Ja. Et tema näitab 0 peale. Sinu silmalihastega on kõik väga hästi.
no kui sa nii ütled. ja kui sa nii ütled. ja et siin on nagu need asjad, vaata, et kui sul on optiline tugevus, eks ole, ees, mida sa vajad, siis me testime üle veel, kuidas see optika mõjutab su silmalihast, nagu ma mainisin. Miinus lükkab sissepoole, pluss väljapoole, aga on vaja teada, mis on sul algseis silmalihastes. Okay. Et kui ma täna panen näiteks sulle siin ette, ütleme siis pluss 6, noh näiteks on ju, siis sinu number 2 võib liikuda number 8 peale. Noh, ütleme, see ongi nagu see, et ma tahan teada, kas ta jääb normi piiresse ja siis ma testin, et kuidas sul kahe silma pilt koos püsib selle tugevusega, sest su silmad ju vaatavad, eks ole, eri kaugustele, et sealt siis tuleb see lõplik optiline tugevus. Et mida su silmad nagu tegelikult siis vajavad, kas kaugele mingit tugevust natuke juurde vaja panna või lähedale, et siin näiteks on minu käest küsitud ka sellist asja, et aga kui mul nagu vanusega vaata plussi tuleb kogu aeg juurde, et näiteks ütleme seal 50 pluss tuleb mul pluss 1, 25 ja sealt, eks ole, me lähme nagu edasi. Nüüd olenebki, kui palju sa töötad arvuti taga, et kas sul tuleb aastas, no ütleme midagi juurde või tuleb 2 aasta tagant, et siis üks klient mul küsis, kas mul tuleb ükskord ka pluss 5 või ütleme niimoodi, et tegelikult pluss 5 sul ei tule lugemiseks, et kui sul 50. alles algab, aga mis võib muutuda, on see, et ütleme see pluss 2,25, noh nagu see on kuskilt, ta saavutab selle tulemuse ja pärast tekib see, et sa enam kaugele ei näe, et sa hakkad vajama kaugele ka pluss tugevust. Kuigi pluss ütleb, ma nägin kunagi väga hästi, mis nüüd toimub. Et see ongi minu silma vananemine, et kus siis kaugele tuleb väikest plussi juurde ja lähedale selle tõttu tuleb nagu seda plussi juurde. Nii et aga kõik oleneb jälle, milline on su enda tervis, eks ole, aga kindlasti need, mida me täna nimetasime, eks ole, nii-öelda vaimse tervise vitamiinid, et neid kindlasti tarbida julgelt. Ehk me ei saa üle ega ümber, armsad kuulajad ja vaatajad sellest, et meil on vaja teada, mida me suhu pistame, meil on vaja liikuda, meil on vaja hea tund ja pikka ja kvaliteetset tund ja meil on vaja olla ka enda ja oma laste ja lähedaste puhul tähelepanelikud, et mitte võib-olla sundida neid tegema midagi, mis nendele tekitab ebamugavust, vaid otsida abi. Ja kui ei ole saanud abi silmaarstilt, siis on uus võimalus pöörduda juba nägemisterapeudi poole. Ja Karmen, kuidas sinuga ühendust saab? Kõige lihtsam on silmatark.ee. Seal on siis võimalik broneerida, seal on võimalik lugeda blogipostitusi ja on võimalik lugeda ka teiste klientide tagasisidet, et ma olen neile väga tänulik, et nemad aitavad leida nii-öelda selle kliendile lahendust, kes otsib oma probleemile lahendust. Sest täna me hästi palju guugeldame, laisk silm, silmade väsimus, kuiv silm, sest ka kuiv silm on väga suuresti just seotud nii-öelda selle kahe silma koostööhäirega ja kui nüüd nii-öelda veel hästi aktuaalne teema on see sinise valguse spekter, eks ole, et kas ma vajan arvutikaitseprille, eks ole, siis täna ma ütlen, et teadusuuringud ei tõesta seda, et sinise valguse spektriga prillid arvuti jaoks on vajalikud, pigem on see silmalihaste probleem. No vot. Ehk siis, kui me tahame silmalihaseid treenida ja aru saada üldse, mis seisus nad on, siis tuleb sinu poole pöörduda. Miks mitte? Miks mitte? Ma nii väga tänan sind, Karmen, sellepärast, et see on nii oluline ja see on nii teine vaatenurk, et kui me päriselt ikkagi, nagu ma enne juba ütlesin, abi ei saa silmaarstilt või perearstilt, siis võib otsida abi nägemisterapeudilt. Aitäh sulle, Karmen, saatesse tulemast. Aitäh teile kuulajad ja vaatajad ja uute mõnusate kohtumisteni. Ja kui sulle tänane episood meeldis, siis vaata kindlasti ka teisi osasid, sest ma usun, et sa leiad enda jaoks kindlasti põnevat kuulamist. Valguses oma enese ilus ja veas, oma enese